tere tulemast tagasi minu kanalile. Väga naljakas, et mu eelmine vlog tegelikult lõppes minu jaoks siuke 1,5 tundi tagasi. ja nüüd ma olen siin uuesti alustamas uue videoga. Aga meie Läti trip läheb nüüd edasi Eestisse. Ja me oleme võtnud oma väikse armsa 4-jalgse. Me käisime läbi kodust, et teha mõndadele riietele kiirpesu. Kätu andis ka oma pereriideid kaasa. Ühesõnaga meie teed läksid nagu Lätis laiali ja nüüd me saame uuesti kokku siis Kauksi ääres või tegelikkuses ma ei ole praegult kindel, sest et algne plaan oli minna homme Kauksi ja täna kuhugile mujale, aga kui juhtub niimoodi, et mingisugust muud kohta täna ei leia, siis me oleme juba täna Kauksisse minemas, et me vaatame seda ja ma sain kiiresti pesus ka käidud, sellepärast mul on juuksed mered, nii et nüüd on jälle värske olla ja nagu olekski uus päev alanud. Me oleme nüüd 3. aasta siis nii-öelda karavani tripile minemas ja me oleme kõik korrad erinevatest kohtadest rentinud. Täiesti esimene aasta me võtsime üldse Kätlini perega koos kuskilt Tartu kandist Haagelt, kusjuures nemad võtavad ka sellel aastal sealt. Eelmine aasta läksime me siukse üllatusvisiidina, me ei pidanud üldse nii-öelda minema ja siis me rentisime Võrust ühe tüdruku käest. Ja ma isegi ei tea, kas enam tänasel päeval ta rendib neid, aga ühesõnaga. Ja nüüd kuidagi selgus jah, et me saame minu tuttava käest karavani, mis on mega tore. Seega meil on siuke kokku lepitud kella 5 sellele järele minek. Ma ei tea, ma räägin karavan, kas see on Erki karavan või? See, mis nagu käib haagisena auto taha. Ma ei tea, kas see on nagu karavan on äkki see eraldiseisev või? Mis nagu sõidab ka või? Ja see nagu ongi haagis. Ma ei tea, ma ütlen karavan, sest nii on lihtsam. Ühesõnaga see, mis käib auto taha. Et kella 5 paiku läheme sellele järgi. Ja et kõigepealt lähme teeme oma poetiiru ära, et midagi täna õhtuks süüa osta. Ja täna õhtul teeme siis paneme kondikava paika, et mis järgnevad päevad selle söögimajandusega saab. Seiklused võivad alata. Teate, ma olen lihtsalt täiega aus, ma olen praegu nii stressis. Me ei ole mitte kuhugi välja jõudnud. Me oleme maal. Ja me oleme maal, aga see tähendab seda, et me oleme mingi 10 kilomeetrit liikunud ja me oleme ikka maal. Kell on juba kohe 6:30. Mul on tänane viiekas tegemata, me ei ole õhtus söönud. Ja me sõidame ju ikkagi siit ju läbi Tartu, ütleme mingi 1,5 tundi ja see ei tähenda seda, et me oleme nipsust kohal. Ühesõnaga kõik on kuidagi nii lappesse läinud lihtsalt. Otsid ühte asja taga, otsid teist asja taga, siis mingi 500 närvivabustust siin saanud. Ühesõnaga jah, vaata inimesed, kui nad on ju võib-olla terve pika päeva sõitnud ja läinud natukene endast välja, siis on väga lihtne minna ka tülli. Kui sul on esiteks nagu kõht tühi ja kõik sellised asjad, siis sa lähed lihtsalt tülli. Ja me oleme siin Martaga tülitsenud ja nagu Erkiga tülitsenud nagu oluline on see, et me päeva lõpuks nagu on see, et me armastame teine teist on ju, aga nende hetkedel saad nagu mingi appi lihtsalt nagu ütled asju, mida sülg suhu toob ja mis ei ole okei nagu. Et nagu, saate aru, ma olen tegelikult nagu, mul on kõik ok. Ja fun on, aga lihtsalt mingid asjad tahavad kohati nii närvi, kui sa pead kuskile minema. Ja asjad ei liigu selles tempos, mis sa soovid. Aga tegelikult on kõik hästi, näete, Erki tuleb juba. Me jõuame kohe oma sõprade juurde. Timo juba hakkab seletama sulle, kuidas ja mis. Nii, meie oleme kohal. Tahtsin talle teha viisakat tuuri siin karavanis ja siis ma olen jõudnud siia etappi, kus ma hakkan seda voodit lahti tõmbama. Ühesõnaga siin tegelikult see ribi käib nagu kokku ja seal oli see kapp peal. Oli siis 2 diivanit, aga selle saab teha üheks suureks voodiks, nii et ma teen lihtsalt selle pesa meile valmis. Ja siin on siuke mega mõnna kööginurk. Ja see on äge, ma arvasin, see on nagu lihtsalt mingi istuda ja chillida, nagu meil ei ole üheski karavanis sellist
nurka nagu olnud ja Maikal on mega ilusaks siin tehtud kõik. Ja siit läheb siis vannituppa ja me veel katsetame ja õpime neid asju siin tundma, aga mega äge Marust karavan, nii et ma lihtsalt üritan selle magamispesa siin valmis teha ja meile kiirelt midagi süüa valmistada, et keha kinnitada reaalselt. Esimene väga glamuurne õhtusöök, et saaks kiirelt nuudlid ja kurk ja tomat. Kas on maitsev? Kell on 22.15. Ma sain Marta magama ja ma tulin oma viiekale. Isegi läinud kuidagi teiste seltskonda praegu. Aga mul on nagu emotsionaalselt olnud nii raske õhtu, ma ütlen. Lihtsalt, et jagada seda päris eluga siin, siis need emotsioonid õhtu lõpuks, see pikk sõidupäev, kõik sinna nagu otsa, mis täna on nagu kuidagi emotsionaalselt juhtunud, siis ma nagu olin väga kerge plahvatama ja päeva lõpuks nagu Martal tuli uneaeg, siis selgus, et selles karavanis ei ole nagu ruloosid, mis nagu käiks full akna ette, ehk siis nagu see väga ilusad rulood, aga nad ei tee seda tuba pimedaks. Ja meie laps on harjunud pimedas magama, ehk siis ma läksin mingi 21.15 voodisse lapsega, kes lihtsalt irvitas mulle näkku, et ma küll magama ei lähe. Aga nagu uneaeg oli siuke, et võiks, sest et need päevad on niigi nii palju nagu emotsioone täis, nii palju tegevusi täis, et sellest ei tule nagu head nahka, kui ma lasen tal palju minna uneajast üle. Pluss ma teadsin, et mul on vaja veel viiekas teha. Ehk siis ma tahtsin ta õigel ajal magama saada. Aga noh, see selleks lõpuks me saime unelaulude ja kaisutamise ja kõigega juttude ja asjadega. Aga lihtsalt see eneseregulatsioon on nii rets olnud, kuidas sa pead nagu iseenda emotsioone vaos hoidma ja olema nagu eeskujulik ja nagu ennast alla suruma nendel hetkedel, kui sa tegelikult nagu tahaks olla kuri ja kõik see sinna juurde käib. Ühesõnaga, long story short, ma tunnen, et see jalutus kõik ei saa praegu mentaalselt õigemal hetkel tulla. Seega ma teen oma viieka ära. Loodan, et see parandab minu enesetunnet ja teiega näeme juba homme. Hommikune isetegemise kunst. Mis sa teed? Panen ise või? Sinna. No pane, sul tuleb hästi välja. Kas sa teed endale ise või leiba? Jaa. Okei, emme natuke aitas, aga näed. Päris hästi tuleb välja ju. Meil kõikidel telefonid laadisid, seega ma ei saanud filmida, aga me pakime ennast siit Saadjärve juurest kokku ja läheme suundume Kauksi poole teele. Esimene öö muidu siin Saadjärve ääres oli väga mõnna. Õhtul voodisse minnes võib-olla oli nagu nõksa jahe, aga see läks kuidagi nagu üle ja ei olnud üldse hullu. Issand, vaadake, mu kellarant on nagu nii julm. Saime panna autosse inverteriga asju laadima, et sellepärast oli mu telefon ka kadunud. Et see on see kämpamise eluke, mis on tegelikult mõnus, et kogu aeg ei ole telefon käes, aga ma ikkagi üritan teile mingisuguseid klippe siin teha. Igal juhul meie 2 nunnud karavani võtavad nüüd sappa ja lähme loomi vaatama. Ega siin karavaniga suuri peatumisvõimalusi ei olnud, aga me saime siia niimoodi tee äärsesse taskusse ilusti panna ja keda huvitab, siis Naala jäi karavani, aga kõik aknad on lahti, tal on joogivesi, kõik asjad ja seal on lihtsalt selline suvine soojus, aga see ei ole talle palav, et ta ei jäänud kindlasti umbsesse ruumi istuma ja siin loomapargis me ka nagu tunde ei kavatse veeta, et lihtsalt me ei saa teda siia ilmselgelt kaasa võtta ja tal on seal oluliselt parem oma pesa ja asjad
kui see, et olla autos, nii et meil on läbi mõeldud. Don't worry. Ja see siis ongi Elistvere loomapark, mis on meie sõbrad, kes juba ootavad meid. Seega lähme vaatame, mis loomapark meile pakub. Me oleme me oleme Erkiga siin käinud, aga me ei ole Martaga siin käinud. Enne loomi väike kiikumine või? Saime ma piletid kätte ja kohe läheme sisse. On paha isteus või? Oi, karu! On ja paha hais. Vaata, kas näed karu? Vaata, karu pikutab seal. Suur küll see. Leitud teine loom, kellel on lõpuks silmad lahti. Kitsake. Vahepeal olen. Kes sa? Jänes. Kõik otsivad loomi, mida ei näe, on loomad. Vaata seda Bambi. Oi! Vaata seda. Marta, kes seal on? Vaata kitt. Bambi. Mida? Meeldib, aga me ei ole väga... Tuidupiiks on õhtu kell 9. Seal on mingi sarvedega loom. Super. Tal ei ole vist siin üldse hea olla. Oi, kes seal on? Vau, kui suur nina tal on. Kus te näete? Sees majas. Vaata, kui suur loom. Marta, kas sa näed, kui suur ta on? Oi. Saaks näha, kui ta püsti on. Seal oli näha midagi. Hunt on seal. Vau. Ta on nagu koer. Marta, see on nagu koer, aga tegelikult ta sööb su ära. Ma tahan... Oi, kui suure looma me leidsime. Nii suur, mis te arvate, kes see võiks olla? Muidugi on see Euroopa piison. Teil on täiesti õigus. Enne me ei näinud teda ja nüüd ta on siin. Õues on ilmselt loomade jaoks täna palav, pluss parmud. Niuke keskpäevane aeg, nii et ega me siin suurt kedagi näinud ei ole. Äkki käiks seal majas ära, siis võtaks jätest. Jätsu. Mida ma jätsu? Jah, palun. Näinud. Tere, nuispood. Sinsilla. Ootan sind, sa lubasid tulla. Ja selline meie Elistvere loomapargi külastus oligi. Selles suhtes natuke jama, et nagu ma ütlesin, ilm on soojema poolsem ja loomad on peidus. Ega me väga seal kedagi suurt palju ei näinud, aga samas oli tore kõndida ja sihukest looduses aega veeta lastega enne seda lõunaund. Nii et pilet 5 €, selles mõttes tasus nagu ikkagi tulla. Nii, mida teil on meile näidata? Miks sa võtad ta kätte? Näita Martale. Marta, mis see on? Mida sinul öelda on seal? Kui suur uss nagu. Update. Tulime Kauksi äärde ja tavaline Kauksi siis RMK telkimisala, kus me oleme olnud igal aastal, oli nii täis, et nagu Kätu pere läks sees, me jäime neist natukene maha, kuna me käisime tanklas rehvi pumpamas ja Kätu ütles, et ärge nagu sõitkegi siia sisse, et see onu oli juba seal nagu öelnud, et nagu cancel, et see on nagu eilsest saati puu püsti täis ja nad sõitsid selle ala ikkagi läbi ja ta ütles, et Kätu ütles, et ta ei ole kunagi nii palju rahvast nagu seal näinud. Seega me seikleme nüüd siin Peipsi otsas
ja vaatame, et leida mingisugust kohta. Crazy. Ja ei ole ju lihtne see, et sa lähed ja vaatad, sul on mingi karavan taga, sa oled 2 autoga, sa pead arvestama, et sul on lapsed, sa pead arvestama, et sul on koer, sa ei saa minna igale poole ja siis tee valikut nende kohtade seast, mida sul valikus ei ole. Meie Santa Barbara jätkub, kell hakkab 6 saama ja me ei ole ikka omadega paiksed. Me oleme juba kuskil Alajõe kohas ja leidsime mingisuguse koha siit justkui, aga siin pole lauda, mitte midagi. Ja see heinamaa ei ole siin väga hea ja see on rannast kaugel. Karjamaa. See on Karjamaa ja mitte Alajõe. Ma ütlesin juba valesti. Nii et lähme teise kohta. Marta, tule emmega kaasa. Me leidsime mingisuguse koha Kätu ja mammuga, mis ei ole parim, aga ta on parem. Nii et nüüd me lähme vaatame, mis sellest saab. Kas me oleme, Marta, lõpuks kuskil kohal või? Aita mind. Kas me oleme lõpuks kuskil kohal või? Jaa. Oleme või? Jah. Metsas või? Jah, metsas. Ja mis sa praegu tegema hakkad? Sööma. Näete, meie kämpamiskoht on nüüd hoopiski siin. Ma ei tea, kas ma näen välja, et ma olen jube tudinenud sellest päeva teisest poolest juba. Aga me oleme lõpuks kuskile maandunud ja me oleme nagu oma, ma ei tea, ma ütlen, karavanid paika pannud ja nüüd see koht on nagu kindel. Lihtsalt jube palju pettumust valmistas see, et Kauksisse ei saanud, sest lihtsalt Kätul oli veelgi suurem, sest et ta on aastaid ja aastaid seal iga suvi olnud ja tal pole kunagi sellist vaatepildi sealt avanenud, et ta on nii täis. Mina olen, olemegi nüüd siis 3. suve järjest või? Et minul ei ole see koht nagu nii hingelähedaseks veel saanud, on ju, et vahet ei ole, kus kohas ma Peipsi ääres olen, mul on ikkagi see tunne, et nagu ma olen Kauksi ääres selles suhtes, et see on üks ja sama Peipsi, on ju. Aga nüüd me oleme kõrgemas otsas ja Karjamaa RMK ja siin on tegelikult 10 siis RMK lauda, aga me ei mahtunud mitte kuhugi ja ei olnud nagu lootustki, aga me lõpuks leidsime siis seal täiesti lõpus ühe koha, nagu ma just näitasin, kus me saime oma karavanid ajada, et tekitada endale siukse olemise sinna, aga lihtsalt seal ongi see miinus, et seal ei ole lauda ja seal ei ole lõkkekohta, grillimiskohta. Et see on natukene pahasti ja me peame sellega praegu nagu lõppima. Et midagi ei ole teha selles suhtes, et ei taha ka olla teistel nagu mingi maks külje all või kellegiga lauda jagada, et see ei ole nagu ka nautimine. Aga vähemasti me saime praegu nagu järvele üsna lähedale, et esimene koht, mis me siin ennem välja valisime sama ala peal, siis see koht oli nagu ikkagi järvest kaugel, et sellepärast me selle muutuse otsustasimegi teha. Vot, sellised seiklused ja nüüd mina oma viiekale, kell on 7 läbi ja võtsin ka oma 4-jalgse kaasa, et teda väsitada ja et tal oleks okei olla seal karavanis pärast. Et ei saaks siis, ma ei saa teda uues jooksma lasta, sest et seal on teisi koeri ka. Aga siin on jällegi nii Hiiumaa vibe minu jaoks kuidagi. Ma ei tea, madalad männid ja siis kui tunnen, et selle mändide taga on kohe mingi meri. Et väga mõnus konkreetne tee on siin praegu väga vaikne. Ja niimoodi tunneks nagu ühtegi suvitajad peal meie ei oleks siin. Meie karavani pere on enda kodinatega täiesti laiali siin. Lapsed magavad. Kell on 22:17. Mehed remondivad ühte tooli ja meie lihtsalt istume ja jutustame. Ja siit ei ole näha, aga tegelikult seal taga on mega kuu lihtsalt. Kas te kuulete seda kohinat? See on nagu konkreetselt oleks kuskil mere ääres, aga see on nagu rahulikum. Nii mõnus. Vaadake. Kuu paistab sealt. See on lihtsalt nagu
see ongi nii punane, nagu see välja näeb. Kui ilus. Ebareaalne. Ma toon sulle tooli. Tere hommikust! Mis sa ütled? Tere hommikust. Tere kaunist reede hommikut siit meie karavanist. Marta siin jälle meisterdas endale võisaia, sest see läheb hommikul miski pärast peale. Ärge küsige, kas on maitsev? On maitsev? Jaa. Super! Mehed läksid just tooma vett, kuna eilsed veevarud said hommikul siin otsa ja hakkasin vaikselt vett keetma. Tegelikult siin on ju gaasipliit, aga kuna ma ei tea, kuidas see gaas lahti käib, äkki läheb tõenäoliselt vee toomisega aega. Nala? Kassa? Siis ma võtsin meie priimuse ja teen selle peale. Lihtsalt meil kui kohvi vee valmis, et meil on üldjuhul nagu siin sõpradega kõik üks toit ja me oleme nagu kõik koos ostnud, aga mingid asjad on nagu kuidagi meil endal ka olemas ja siis hommikul on see, et Marta tahab kiiresti süüa, siis ma juba teen talle nii-öelda meie asjadest midagi, on ju. Ja siis kohvi, nagu mul on ka siin kohvipulber, ma võin siin selle kohvi endale teha. Et nagu ma ei lähe nagu iga nagu toidusooviga sõprade juurde. Aga ei, me jagame nagu kõike ja meil on nagu koos ostetud ja rahaliselt nagu jagatud ja selles suhtes, aga kuidagi vahepeal peab midagi siin Martale just eraldi tegema ka, et ei jõua nagu oodata. Võiku. No nii, vahepeal on jälle väga palju muutunud, nagu te näete. Location on muutunud ja see on pikem jutt, kui sellel tahta peatuda, aga meil ei ole selleks hetkel aega, sest kell on 12. Lapsed peavad varsti tegema lõunaune, meil on hommikused asjad siin nii kaua aega võtnud, aga me lubasime lastele randa minekut, seega me peame selle nüüd teoks tegema. Nii et mul on siin väike rannaline kallis siia ja me lähme teeme väikse sulpsu. Merelained järves. Väiksed mõnglid saavad enne lõunatuidu väsitada ennast. Me saame natukene päikest nautida. Täna siin isegi päris tuuline. Mina veel ei ole vett katsunud, aga nagu näha, siis laste jaoks on ilmselt soe. Kvaliteetaeg enda 4-jalgse lapsega võib alata, sest et kell hakkab kohe 4 saama ja meie lähme viiekale. Oleks nagu mingi müts peas, ega ma vastasin, et me võtan endal nokakat kaasa. Aga kuna neid eesmised juukseid on nii palju ja kõndides on palju mugavam, kui sul on kõik kinni, siis panin peapaela pähe. Ja teised lähevad randa. Me saime oma nii-öelda pärast lõunase söögi söödud, Käitu tegi mega hea riisisalati. Lapsed magasid, mina jäin täna Martaga ka kuidagi nagu tema kõrvale pikutama, et ma ei hiilinud sealt välja, aga mehed aitasid Käitut õnneks, nii et söögitoimkond oli hea. Ja nüüd on tututud, söödud, lähevad nad randa ja kui meie Naalaga tuleme kõnnitiirult, siis on minaga minna sulpsu vette. Meil on Naltsuga viiekas tehtud ja ühtlasi sellega sai ka minu juuli väljakutsete seeria läbi. See on tore. Olen aus, päris palav oli kõndida. Samas otsisime täiega varjulisi kohti ja ei olnud laus päikese käes, nii et Naalal on okei ja nüüd on vähemasti väsinud, et siin metsas kämpides ongi võib-olla nagu see probleem, et tahaks seda vabalt jooksma lasta, aga see ei ole võimalik, sest siin on nii palju teisi inimesi ka.
ja siis lihtsalt käingi temaga rihmaga jalutamas ja siis, kui me ta nagu õue võtame, siis ta on kas nagu pikema rihmaga siin kuskil küljes, lihtsalt igaks juhuks, sest et me ei tea kunagi, kuidas teised ümberkaudsed inimesed reageerivad, on ju. Ja siis või siis lihtsalt jalutame tema kõrval niimoodi natukene õues ringet, aga lihtsalt päris niimoodi, et mine ja jookse, kahjuks siin nagu RMK aladel sa mitte kunagi nagu ei saa. Aga nagu te aru olete saanud, siis meil on olnud väga palju mingisuguseid viperusi selle kämpimise jooksul üldse. Meil ei ole olnud kohta, kus me oleks nagu ühes kohas mitu ööd. Me oleme iga öö olnud nagu erinevas kohas ja see on meile endalegi üllatus, sest et me oleme ju muidu läinud Kauksisse, parkinud sinna ära, sinna jäänud ja nagu that's it ja nüüd on see nagu pole üldse meielik, et nagu üks päev kolime sinna, teine päev sinna, et nii palju takistusi on ette tulnud ja ma lihtsalt tahangi nagu näidata seda reaalset poolt ka, et ei ole päris niimoodi, et tuleme kämpima ja ülilahe on kõik ja nagu kõik sujub ja samamoodi meil on 2,5-aastased lapsed, mis tähendab seda, et see vanus on selline juhu, see on nagu kõige ägedam vanus, aga see on ka kõige raskem vanus, mul on tunne praegu. Et sa võid keelata 500 korda, aga sellest ikka ei aita ja siis kõik see, millest ma räägin ka see eneseregulatsioon ja kõik. Et see on raske, aga ma eile märkasin, et Helekas rääkis ka sellest oma Insta stories ja siis ma rääkisin Kätule, et see ongi nagu täpselt see, et üks hetk sa nagu mingi nutad ja hoiad 2 käega peast kinni ja sa oled nagu nii närvis mingite situatsioonide peale, sest sellises olukorras, kus kõik ei ole tavapärane ja sinu kodune keskkond, siis sa nagu võid väga kiiresti minna närvi, eks ju. Aga päeva lõpuks on see, et sa mäletad ainult neid kõige ägedamaid hetki ja näiteks kui vaatad tagasi, minu puhul siis videote näol näiteks aastate tagust vlogi, siis sa ei ütleks nagu, et midagi seal halvasti oli, selles suhtes, et sul ei ole meeles neid hetki, mis olid rasked, sul on kõik kõige ägedamad mälestused ja sellepärast mul ongi lihtsalt nii suur rõõm, et me saame oma lastele tutvustada sihukest kämpimise elu, nad saavad koos tegutseda ja kuigi vabandust väljenduse pärast, nad keeravad täiega käkki ka, 2 koos ja üksinda koos ja kõik, siis nad on mega ägedad ja nendega saab nii palju pulli ja päeva lõpuks on nagu kõik lihtsalt mega hästi. Aga ma pakin nüüd mõned asjad siia kotti kaasa ja lähen teistega järve äärde, sest et tahaks ujuda. Jõudsin randa, ma oleks nagu alasti, aga tegelikult ma ei ole. Vist. Ma panin selle sinna halli korvi ukse juures seal korvi sees. Meil on Kätuga Villi teist. Erki ostis mulle need juba kunagi ammu ja ma võtsin nüüd need kodust külmikust kaasa. Lõhn on mega hea. See oli tõesti kade, et see ei tahtnud mulle anda. Mul läks pesemata ju veel pea. Ühesõnaga, me proovime Villit. Lõhn on juba väga hea. Aga Kätule meeldis. Mulle ka vist. Suht. Ma pean veel natuke jooma, siis ma saan aru. Naeratage. Tere, kena laupäeva hommikut teile siit Karjamaalt. Täna ööseks lubas täiega tormi, aga mida ei tulnud, oli torm. Nii et me korjasime ööseks kõik asjad kokku, aga ei olnud üldse tormine. Ja Marta alustab enda hommikut ikka mingite võisaiadega. See kustutab ta esimese nälja ja siis vaatame edasi. Ta lihtsalt tahab iga hommik teha endale võiga seda sepikut. Ta tahab ise määrida seda. Kas see maitsev? On. Tere hommikust, Kätu. Tere hommikust. Me võtsime sõprade kärulaenuks, sest et meil enda käru polnud kaasas ja tulime oma viiekale ja me oleme, ma ei tea, mis asula see on, mulle tundub, et mingi Renmiku, ühesõnaga mingi täielikust Peipsi otsas ja kuskil Vasknarva ligidal ja leidsin siit natukene metsmaasikaid. Seega Marta saab maitsida. Kas ma võin ka ühe võtta?
võta enda kätte need kõik. Augustikuu algas ja ma üritan ikka oma viiekatega jätkata, kuidagi ei saa sealt rajalt maha, mis on jutt tore. Nii et teeme kohe täna enne lõunat ära selle ringi. Ma iga päevaga siin lähen paremaks. ja siis me saame juba natuke lõunatudu teha ja tundub, et ilm läheb ka aina soojemaks ja soojemaks, et siis me saame päeva teise poole rannas veeta. Kätu tegi sellise imelise lõuna meile. Imeline. Nii maitsev on ausalt. Sööme kõhud täis. Ja lähme. Ja siis lähme lastega lõuna unna. Magasime kõik ühe kosutava une ja nüüd sätime randa. Kas sa oled rannabiga? Jaa. Oled? Aga mis sul käes on? Lihtsalt Marta esimene asi voodist tuli. Tahan jätsu, sest teadis, et Kätu onu tuleb ja ta toob meile poest jätsu, nii et nüüd jätsud kaelasse ja randa. Jätsu, sitsi. Mis sissi teeb? Pärast kõik augud seda liivad. Mis sissi teeb? Naala tahab juba välja kaevata. Vaata, Naala hakkab sind välja kaevama. Alus teed ju. Naala aitab su välja. Vaata. Naala, aita. Kus Marta on? Ära kraabi. Mida see perekond teeb? Südamekujulist auku. Vaata! Meil on siin õhtuste snäkkide tegu, salati tegu ja kartulid teevad ja seal on kukeseene puhastamise toimkond. Marta on reaalselt mingi pool tundi julgelt istunud seal ja lihtsalt vaadanud ja aidanud, kuidas puhastatakse kukeseeni. Ja ma naarsin, et ta ei ole siin metsas mitte kordagi nii kaua ühe koha peal istunud. Nii et üks motoorne tegevus, mis talle väga meeldib. Ta on ühe korra ma EMS-iga ka seeni puhastanud ja siis samamoodi talle täiega meeldis see, nii et why not? Pistä punamytsikiselle ja koputtaa sukselle. Ei siellä on, siinä olen minä punamytsikki. Tere kaunist pühapäeva hommikut. Meil on ametlikult puhkuse viimane päev. Täna enam seda pikendada ei saa. Ja tuleb minna koju. Erki, kui õnnelik sa oled? Ta ei soovi rääkida. Aga me oleme siin juba natukene midagi kokku sättinud ja teeme kohe hommikusöögi. Ja siis üks suur nõude pesemise maraton tuleb siia järgi. See pakkimise võlu, kui meil on Tetris, jälle hakkab olema mustad riided, asjad, värgid, särgid. See on selle trippimise kõige raskem osa alati. Meie laagripaik hakkab siin kokku saama. Meie karavan on juba lükatud sinna tee äärde. Ja Kätt on nii õnnelik, et me laiali lähme. Uskumata, ma pole teda selle tripi jooksul nii õnnelik ole näinudki. Jep, ma ei jõua ära võdata. Läks koju. Laul tuli. Ägava. Ja. Nüüd on tõesti ametlikult kõik autod käivad. Me hakkame kohe lahkuma
kell on kuskil 12:30 päeval ja tõesti viimased õuesammud siin Männimetsa all ja juba siis me läheme siit ära. Iga kord kui kokku saame, siis peab olema uue kohtumise plaan. Tšau, Karjamaa! Kaljamaa. No nii, tahaks selle tripi kuidagi kokku võtta. Mul on siin juuksed väga lappes. Värv on välja kasvanud, soeng on pekil. Ma ei tea, kas ma üldse täna juuksed olen kamminud, aga see ongi see metsaeluke, nii et täiesti suaga. Aga reaalselt me alustasime oma trippi esmaspäeval. See oli siis koos Riia vlogiga, mida te siis eelnevalt olete näinud. Ja nüüd on pühapäev, nii et me olemegi konkreetselt 7 päeva lihtsalt kuskil lennus olnud, mis on täiega lahe, aga omamoodi täiega väsitav ka. Sest et 2-aastaste lastega, kui sa oled ikkagi kuskil mujal kui oma koduses tuttavas keskkonnas, mitte et seal ei oleks mingisuguseid breakdown'e ja ma ei tea, mis asju, siis ikkagi metsaelus ka on nagu rutiinist väljas ja see on nagu natukene olukordi, mis vajavad nagu mõtlemist või lahendust või et ei ole kõik asjad nii tuttavad nagu kodus, aga samas see on jällegi nii äge, et lapsed ka leiavad mingid iseseisvat mängu ja muidugi teevad ka täiega nagu krutskeid ja kõike seda, aga laias plaanis on ikkagi nagu see loodusega ühte sulandumine, ma ütleks. Nii et ma arvast selline metsas kämpimine peaks olema kõikidel kohustuslikus korras. Kord aastas treenib närve ja kõike sellist, et annab kuidagi teise hingamise jälle ja siis oskad nagu siukseid koduseid mugavusi ka nagu hoopis teistmoodi jälle hinnata. Seega ma ei tea, me jäime väga rahule selle tripiga, oli igasuguseid viperusi ja asju, mida te siin vlogis olete juba näinud, aga see kõik kokku oli nagu lahe ja nagu ma ka kuskil klipis rääkisin, et lõpuks sulle jääb meelde ainult see hea ja positiivne sellest, seega mega tore oli. Marta, kas sulle meeldis? Meeldis? Erki, sulle meeldis? Ja võime selle video nüüd kokku võtta. Nii et aitäh sulle, et sa meie kanalit vaatasid. Meie sõidame nüüd kodu poole ja loodame selle lahtipakkimise ja tavaellu naasmise rutiiniga kiirelt mäele saada. Nii et tšau! Onu Valev, Kätu onu jäi seisma ja filmib meid. Tšau!